Nii, tere tulemast webinarile, kus ma jagan sulle teadmisi, kuidas mina sain rahusse ja rõõmu. Nii et kui sa tuled siin seda vaatama, siis tule palun siia avatud meelega ja, ja saa teada, mis on võimalik, mis kõik on täna võimalik. Nii et ma olen ülitänulik, kes leiavad mind Youtube'ist või on kust iganes, kus ma jagan oma lugu ja just selle missiooniga, et ka teised inimesed saaksid teada, kuidas vabaneda ärevusest, depressioonist ja seda kõike tabletivabalt. Nii et kuna ma tegin oma loo läbi täiesti mitte ühtegi kemikaali ja just surfates oma alateadvuses ja vaadates, mis koode elu mulle kogu aeg ette annab. Nii et universum aitab meid iga päev. Nüüd on lihtsalt see koht, kas me märkame, kas me teadvustame ja kas me tegeleme sellega. Nii et ma jagan siia kohe. Nii, kuidas saada tagasi rahusse ja rõõmu? Nii, selleks, et sa saaksid aru, kus ma kõigepealt olen olnud, enne rahu on siis olnud see, et ma olin siis endine see inimene, kes siis oli pidevalt emoklient, kes siis elas ohvrirollis, kes siis oli töönarkomaan, kes oli väga kinnine ja kes kogu aeg teenis teisi. Nii et sinnani, kuhu ma täna olen jõudnud, on ainult minu enda sisemaailma sees olevad mustrid, mida ma siis ümber hakkasin kodeerima. Ja tänu sellele ma olen siis sellest kõigest vaba ja olen siis ärevushäire ja depressiooni ekspert, olen alateadvuse ümberprogrammeerija ja olen täna siis selles kohas, kus ma armastan ja väärtustan ennast täiega. Ma usaldan ennast, ma olen endasse uskuv ja tänu sellele lõin ma siis ettevõtte mõttemustrite vägi. Nii et ma toon siia ära ka veel, et tegelikult ma sain oma diagnoosi aastal 2006 ja ma olin siis 33-aastane ja ma sain selle diagnoosi, sest kõik sümptomid, kõik juba olid olemas. Tegelikult olid sümptomid juba varem olnud, aga ma ei pööranud neile tähelepanu, ma ei tegelenud nendega, aga 2006 andis ta mul väga tugevalt märku ja ma läksin perearsti juurde. Nii et ja tema muidugi kirjutas mulle hunniku tablette, millest ma ühe võtsin ja see, mis toimuma hakkas, oli õudusruudus. Ja ma sain aru, et no seda hullust mina läbi ei tee. Need tabletid lähevad küll prügikasti, et nendega mina ei hakka mängima, et minu tervis on kordades olulisem kui see kemikaal. Ja see pani mind selles mõttes tegutsema ja otsima lahendusi, sest ega väga lihtne on olla mugavustsoonis, aga kui sul on selline olukord, siis inimene lihtsalt hakkab endaga tegelema, sest see ongi tegelikult elu mõte ju. Nii et ja ma hakkasin tegelema 2006 kuni 2016 ma tegelesin endaga kogu aeg. Ma käisin vähe sellest, ma käisin kõik arstid läbi ja ma käisin erinevates teraapiates. Ainuke, mis juhtus, oli mul 10 aastat hiljem tulemust 0. 0. Ma ei saanud aru, mis toimub minu sees. Ehk siis ma olin jõudnud sinna väga kriitilisse kohta ja ma endiselt ütlesin meditsiinile ei ja endiselt ütlesin ja uskusin endasse, et ma leian selle võtme. Ma leian selle. See usk oli minu jaoks väga tugev ja see pani mind liikuma ja uskuma endasse, et ma leian selle õpetaja inimese, kes teab kõike. Ja ma palusin kõrgematelt jõududelt, palun näidake mulle, kuidas saada sellest olukorrast välja. Ja kehtib seadus, kui sa küsid, siis sulle antakse. Ja ma ei teadnud nendest universumi seadustest mitte midagi. See tuli minu enda seest ja läbi selle küsimuse tuli minu tee peale täiesti teine õpetaja täiesti teisest maailmast. Selles mõttes, et ta õpetas energiateraapiat. Ta õpetas, kuidas tundeid ja emotsioone vabastada.
enne seda ma olin muidugi, mida ma siin praegust hakin, 2014, kuna ma olin kiirabis kogu aeg põhiklient, siis neil oli juba minust siiamaani, sellepärast et jälle mul oli paha olla, jälle ma helistasin ja üks kiirabi ütles mulle, teate, tegelege tütarlaps oma emotsioonidega. Te saate sellest kõigest vabaks. Ja kuna see oli minu jaoks märk, tegele emotsioonidega, siis sealt oli ka see küsimus universumile, palun saada mulle see inimene, kes tegeleb emotsioonidega ja see, kes teab, kuidas ärevusest ja depressioonist vabaks saada. Nii et alati, kui me küsime, siis tuleb küsida õigeid asju. Nii et ja kohe tuligi mulle ja ma hakkasin tegelema NPA-ga. See on täpselt samamoodi non-person awareness, et ära võtta isiklikult, et see ei ole isiklik. seal on 7 energialauset, kuidas siis seda vabastada. Aga kuna aeg läks edasi ja universumis jagati juba nendele inimestele, laadisid alla uued tehnikad, mis olid kiiremad, mis aitavad inimese sellest kannatusest välja. Ja see tähendab seda, et ma hakkasin 2020 õppima FFT-d. Õppisin NPA-d, siis hakkasin FFT-d õppima. Täna on mul ka see FFT nagu luba olemas, et ma saan sellega tööd teha täpselt samamoodi. Ja kuna minu koodid, ehk siis kui me hakkame inimestena enda sees puhastama, siis meie kihid meie sees lähevad järjest sügavamale ja tulevad üles need kihid, mis võib-olla olid varem peidetud. Ja see tähendas seda, et 2023 oli mul uuesti ärevushoog, millest ma mõtlesin, et no mis see nüüd on. Ja selleks küsisin ma jälle, et palun mulle uut lahendust, uut tehnikat. Siin on vaja järgmist taset. Ja nii oligi. Ma sain 2023 hakkasin õppima siis hologrammtehnika, mis on siis tõesti level 2 ja need seansid ongi võib-olla see, et oleneb, kui palju inimene nendega tööd teinud. Kui ta ei ole teinud, siis ma kõigepealt teen FFT-ga, sest hologramm on level 2. Et peale seda võib inimesel tekkida nagu kehvem, aga see on just hea, see tegelikult on just väga hea, aga inimesed, kes on ärevuses, nad väga kardavad, sest nende energias, kuna ma olen seal olnud, ma tean, on nii palju hirme ja iga muutus, mis kehas tekitab mingisuguse olukorra, on nii hirmus, et süda taob, pulss läheb kõrgeks ja siis inimene lihtsalt nagu ei teadvusta ja tekib põgenemine selle asemel, et olla rahulikult, hingata sellest kohast läbi, kaotab inimene nagu selle. Ehk siis tegelikult ongi see pool, et mõlemad tehnikad on ülihead, mis aitavad alateadvusest lahti häkkida neid koode. Ja 2024 tegin siis otsuse, et ma jagan oma teadmisi, sest tänaseks ma olen selles kohas, kus mul ei ole enam midagi, mingisuguseid ärevushooge. Ma olen ühenduses iseendaga. Ma avan järjest rohkem oma andeid. Nii et ja see ongi see pool, et kui ma tegin eesmärgi 2006, et ma tulen sellest välja ja minu eesmärk oligi siis nendest kohtadest ennast sealt välja tervendada, sõna transformeerima, see täpselt samamoodi, et tervendada, transformeerida ennast armastusse, võtta ennast vastu sellisena, nagu ma olen, võtta vastu oma elu, võtta vastu oma vanemad, armastada oma vanemaid tingimusteta ja liikuda iga päev oma potentsiaali, oma küllusesse. Nii et täna ma siis olen juba julgem kui kunagi varem, ma käin rääkimas, siin korral olen ma Viljandis, siin oli kõige rohkem, tavaliselt on 1-2 inimest, sest ma saan aru, et see teema on inimeste jaoks see, mis tekitab hirmu, mis tekitab häbi, et kuidas mul see kõik on ja minul oli samamoodi. Ja ma nüüd lihtsalt olen käinud neid puhastanud, et sellest häbist lahti saada, kõigest nendest vanadest mustritest, sest need ei lase meil elada oma elu täispotentsiaalil. Nii et kuna ma täna tunnen ennast väga hästi, siis need häbi, mis on väga madal energia, on kõik lahustunud
ja ärevus ja depressioon on väga oluline sõnum inimestele, kuidas sealt välja saada. nii, ehk siis ma panin siia korraks selle pildi, et teadlik teadvus, alateadvus. tõde on see, et mina olen teadvus siin maa peal ja alateadvus on siis salvestatud need ellujäämisprogrammid. ja need tähendab seda, et nad ei luba olla inimesel oma jõus ja väes. ja vaimne ärkamine ongi siis tegelikult stressivaba elu, sest täna ma võin öelda, et ma elan täiesti teistsugust elu. ma elan sellisel timeline'il, kus juhtuvad imed, kus on kergus, kus on täiesti teine sagedus. nii et ma võin kordades rääkida, millised olid siis, kui ma elasin, oli tegelikult, me oleme selles timeline'il, kus on konfliktid, kus on mured raha pärast, kus on igapäevane ellujäämine ja inimene on selles noh, väga keerulises kohas. aga kui ta hakkab enda sees neid mustreid ära muutma, just need võitluse mustrid, siis elu läheb nii kergeks ja nii lihtsaks. sellepärast ma ütlengi, et kui meid on õpetatud elama materiaalselt, mina olin ehtne näide, ma olin väga materiaalne inimene, sest see kood oli minu sees juba, minu vanematelt. minu vanemad ei teadnud kunagi vaimsest maailmast mitte midagi, mitte midagi. minu kodus ei räägitud üldse nendest teadmistest, vaid minu kodus olid kõik need programmid, mis viisid mind ärevusse ja depressiooni. ja need olid kõige nagu sellised koodid, mis ei olnud mind toetavad. ehk siis täna on ülioluline, et inimesed saaksid aru, et meie esivanemad elasid selles ajas, kus nad süüdistasid kõiki, kõiki. ehk siis mõtteviis oli juba süüdistav. ja see on see, mis viib inimese kannatusse. kui inimene, uue aja inimene saab aru, et ta ei taha enam seda, ta ei taha, siis see tähendab seda, et ta võtab iseenda eest vastutuse ja hakkab muutma oma uskumusi. ja siin ma võin ka näite tuua. enesesüüdistus, teiste süüdistus, see on täielikult inimene on igapäevaselt pinges, ta ei oska ennast maandada, ta on hädas iseendaga, oma mõtetega ja see on negatiivne stress. vastumeelne töö, täpselt samamoodi. kõik sinu tegevused, mis sulle ei meeldi, enamalt jaolt ärevuses ja depressioonis ongi inimesed, nad teevad tööd, mis neile ei meeldi. minul oli samamoodi, mulle ei meeldinud see töö, sellepärast et ma tegin seda ja õppisin seda, mida minu vanemad ütlesid. aga mitte keegi ei olnud öelnud, et aga kuula oma südant. sellest ei teadnud keegi midagi. ja samamoodi meie energiat viivad ära kõik need negatiivsed uskumused, alates tööst, alates rahast. ja inimesed ongi siis see pool, et nad lihtsalt käivad tööl, teevad tööd, mis neile ei meeldi, sest see on ellujäämisprogramm ja nad ei julge muutusi teha. Nad ei julge, sellepärast et kohe näitan, vaatame, kus see kood on. ja samamoodi, mis ma tahtsin öelda, et asjad, mis ei tekita uhkust. kui sa ei ole uhke oma töö üle, mida sa teed, siis see võtab energiat ära. sa lihtsalt lähed sinna tööle ja sa tegelikult lihtsalt oled. ja energia läheb ära. nii, negatiivsed uskumused elu kohta, mis viivad ära eluenergia ja tekitavad megalt suurt ärevust ja depressiooni, megalt. ja see on nagu seljakott on sul seljas meeletu koormaga. ja esivanemate uskumused, elu on raske, elu on kannatus, raha tuleb raskelt, raha on raske saada, lapsed on kohustus, töö on kohustus ja siis see ongi see pool, et kus siis hing ei näe uut teed. ta ei näe, et tegelikult on olemas veel üks tee. ja, aga meil on vaja täna selles mõttes aru saada, et meil on võimalus elada täiesti teistmoodi. Need on meie esivanemate uskumused. Nendest nemad elasid ja nii nad elasidki. üks uskumused, mis on hästi tugev ärevuse depressiooni puhul,
teiste asjad on olulisemad kui minu omad. ja see tähendab seda, et inimene, ta ei saa oma unistusi ellu viia. vabandust, ta ei saa oma unistusi ellu viia, sest et kui inimene on selles maatriksis, kus ta peab kogu aeg tööl käima, ellujäämine, siis see on see koht, kus siis tegelikult meid ongi õpetatud elama teiste jaoks, ühiskonna jaoks, töö jaoks. ja see ongi see pool, et inimene, inimene pannaksegi sinna maatriksisse kinni, et ta olekski reaalselt selles kohas, et ta ei hakkaks endaga tegelema, aga täna on hingede ärkamise aeg. ja see tähendab seda, et kui inimesele juba enam ei sobi tema töö, siis tal on olemas tema hingetöö ja, ja hing lihtsalt juhatab teda õigete inimeste juurde, sina lihtsalt, mina usaldan universumit, mina jagan oma infot ja tulevad need inimesed, kes peavad tulema. ja see ongi see pool, miks ma seda teen, et inimestele teadvustada. nii, tõin siia veel ka selle näite, mis on inimestel hästi tugevalt tekitab nagu seda ärevust, depressiooni ja nende sees ei ole seda rahu ega rõõmu kohta. ongi seesama pean. ma pean seda tegema, ma pean toda tegema ja see on hästi tugev ellujäämismuster ja, ja inimene elab, kui ta elab selles mustris, läbi surve ja pinge. see on nagu, selles elavad kõik, kes on ärevuses, kes on depressioonis, sest nad peavad, see kood on selline, tegelikult sa ei pea midagi, aga kui me nagu ei ärka ülesse, siis me lihtsalt võime kogeda läbipõlemist ja see on üks nendest koodidest, et ma pean tööd tegema, ma pean tööd tegema, mul on raha vaja, ma pean raha saama ja need on kõik surveenergiad ja need sulgevad energia. ja selle tagajärjed on väga suured. just selle surveenergia tagajärg, et energeetiliselt ei ole inimesel enam energiat. ja see tähendab seda, et see energia, see surveenergia, mida inimese sees on, see viib närvisüsteemi megalt kurvatusse, sest ma sain olla selles kohas, kus mul oli elujõudu 3 tundi. see tähendas seda, et ma survestasin, minu enda sees oli megasurveenergia. ja selle tagajärjel on tegelikult nagu kõik autoimmuudhaigused, sest ma sain endale kilpnäärme ületalituse täpselt samamoodi, sest ma ei saanud aru, kus on see kood. ja ma pean, ongi siis see pool, et kas ma olen siia kirjutanud, ehk siis minu nagu kilpnäärme taga oli see kood, et ma pean olema selline, nagu ema tahab. et tegin täpselt nii, nagu ema tahab, tegin täpselt nii, nagu ühiskond tahab, täpselt tegin nii, nagu pere tahab. nüüd ma enam ei tee. ja minu keha rahunes. ma teen täpselt seda, mida ma tunnen, ehk siis ma olen need kõik koodid maha häkkinud endas. nii et ehk siis see ma pean on üks kõige hullemaid koode, mis tekitab nagu närvisüsteemile väga suurt pinget, kogu kehale meeletut suurt pinget. ja see ongi see, mis tuleb maha laadida. nii, tõin siia veel ka selle, mis siis nagu rahu ja rõõmu ära viib, on see, et inimesed on oma tunded alla surunud. energia sulgub täpselt samamoodi ja see tähendab tegelikult seda koodi, mis siis on meie esivanemad kandnud. ma pean vait olema. armastusest ei tohi rääkida. oma tunnetest ei tohi rääkida, oma vajadustest ei tohi rääkida ja inimesed on ellujäämises. ja see tähendab seda, et nad ei räägi oma tunnetest, nad ei räägi, mida nad tunnevad, kuidas nad tunnevad, vaid see on üks kood ja energia sulgub. ja see on ülioluline, et meil pigem oleksid, see ongi see pool, et kas olla siis introvert või ekstrovert. nii et introverdid suruvadki ja see ongi üks kood, kus nad siis ongi selles samas maatriksis ja tunnevad ennast väga halvasti. aga kui see lahti teha, siis energia avaneb ja kõiki tundeid on väga lahe kogeda. ja, ja meil on ju tundeid nii palju ja see ongi okei, kui me naerame ja siis me võime nutta ja see on see koht, mis teeb elu ilusaks, sest kõiki tundeid on olemas. ärevuses ja depressioonis inimesed aga suruvad neid alla
ja näitavad siis, ehk siis see on maskis elu, elavad siis täpselt maski taga, täpselt nii nagu mingi programm on, mida, et kas, kuidas ma pean olema. Ma ei saa olla mina ise, ma pean näitama nii nagu ühiskond tahab, nii nagu pere tahab, ma näitan ja mängin seda. nii et see on ülioluline nagu siis teadvustada. Samamoodi tunnete allasurumine, mis juhtub meiega, kust tekib ülitundlikkus, kust tekib ülitundlikkus. ma olen vastutav teiste tunnete eest, et tegelikult see on ülitundlikkuse kood ongi see, et ma pean vastutama oma ema tunnete eest. ja, ja siis see tähendabki seda, et ehk siis perekonda sünnib siis selline inimene, kes siis hakkab aru saama, et siin elus on midagi väga tasakaalust ära. nii et kui inimesed nagu ärkavad ja saavad aru, et neil on ärevus, depressioon või veel mingisugune kehaline haigus, siis see on just sellepärast, et tema on see hing, kes saab aru, no see ei ole okei. selles energias ei peaks keegi elama ja sellel inimesel on väga suur võimekus. nii et mina võtsin selle töö enda kanda, sellepärast et minul oli see võimekus. ma lihtsalt teadsin, et see on minu võimekus ja mina suudan häkkida ennast lahti kõikidest nendest koodidest ja samamoodi see ülitundlikkus ära tervendada, sellepärast et see ülitundlikkus on väga keeruline olla seal, kui sa kogu aeg kõike tunned. ja see tähendabki seda, et sa ei saa kuskil käia, sa tunned kogu aeg teiste tundeid ja see väsitab megalt, see võtab nii palju eluenergiat ära. nii et tegelikult on vaja siin teha samamoodi alateadvuse shift ja need on kõik meie õppetunnid. alateadvuse shift, võtta vastutus iseenda kätte. nii, tõin siia veel ka ära selle koodi, mis siis tegelikult inimesi siis viivad rahust, vabandust, viivad nagu rahust välja, on siis see pool, et klammerdatakse nagu inimeste külge, partneri külge ja sellepärast, et inimesel ei ole seda õppetundi nagu ära õpitud, et tingimusteta armastada teist inimest. ja, ja see klammerdumine ongi siis, on armukadedus aga armukadedus ei ole armastus. et alateadvuses on need mustrid kõik segamini. nii et kui me hakkame endaga tööle, siis tegelikult hakkavad muutuma kõik meie suhted. me saame muuta valu, armastuse valu ja hülgamise valu hoopis armastuse kerguseks, sest kõik on meie alateadvuses. mitte midagi ei ole isiklikult. ehk siis, kui keegi tunneb, et keegi teeb talle haiget, siis ma ütlen seda, et mitte kunagi ei tee mitte keegi teile haiget, vaid inimene ise teeb, kui on tema sees see haav või mingi valu lahendamata. nii et kui inimene tervendab selle ära, siis ta hakkab nägema maailma suuremalt. ta saab aru, et kõik on üks, kõik on tingimusteta armastus ja selles energias on avardumine, kergus ja rõõm suhelda kõigiga ja võtta kõiki teisi kui armastusolendeid. nii, panin siia ka selle mustri, mis siis viivad inimese rahust välja. on selline kood nagu naised peavad ise hakkama saama. ja see tähendab samamoodi, et meie esivanemad on kandnud seda koodi ja siis on see pool, et naine on võtnud nii palju vastutust. ja, ja selleks, et seda vastutust nagu vähendada, ongi siis see tegelikult on meie sees on nais- ja meesenergia. ja kui meie mees- ja naisenergia ei ole tasakaalus, ei tee koostööd, seal on konflikt, siis välismaailm kogu aeg peegeldab seda. ja need naised, kes siis ongi selles konfliktis, nad tunnevad, et ma pean kogu aeg ise hakkama saama. ja siis nad kogu aeg push ivad ennast ja kogu aeg teevad, aga samas on enda sees mega suur rahulolematus, mega suur ja see viib tegelikult naise oma jõust ja väest eemale.
naise energia on tegelikult kergus, loomine, säramine aga me ei jõua ennem sinna, kui see kood on lahustatud. Samamoodi naised peavad vastutama majanduslike probleemide eest. Täpselt samamoodi esivanematelt tulnud kood, kus me näeme oma kodudest, kuidas meie emad on näiteks, kas on üksikema, kasvatab lapsi üksinda ja see laps, see inimene näeb, et okei, ma peangi vastutama, sellepärast et mehed ei võta vastutust. Mehed on sead. Ehk siis, ja see on selles mõttes samamoodi see koht, kus me lihtsalt oleme selles energias kinni. Ja mina võin öelda, et minul oli isa ja on ka praegust isa, aga minu süsteemis on see pool, et ema on võtnud nii palju vastutust, et minu isa ei olegi võib-olla saanud nagu mees energias olla. Aga noh, seal ongi need konfliktid. Ega selles mõttes meil tuleb teadvustada, oma esivanemad rahule jätta ja teha ise see shift ära. Ise teha see shift ära, et jõuda iseenda sees sinna väesse ja jõusse. Et siis hakkab kogu maailm hoopis teistmoodi. Elu hakkab toetama kõik need, mis on kannatuse mustrid ja kogu aeg universum näitab sulle neid. Nii kaua, kui inimene hakkab neid muutma. Kuna ma olen selles kohas olnud, läbi põlenud, siis ma ütlen ausalt, meil on vaja muutust teha. Nii, samamoodi pinge ja kohustus. Ehk siis, miks põlevad inimesed läbi? Miks nad põlevad? Sellepärast, et tööuskumused on sellel tasandil, et töö on kohustus, töö on surve ja tööl ei ole küljes rõõmu. Ehk siis esivanemad elasid täpselt niimoodi, et nad läksid ju. Mina nägin, kuidas mu vanemad läksid tööle, tulid väsinuna, kukkusid. Mina ju tegisin täpselt samamoodi. Ma ei teadvustanud seda. Ma arvasin, et see ongi normaalne minna hommikul, tulla õhtul, teha 24/7 ja siis kukkuda. Mis juhtub inimesega? Põleb läbi, tal pole ühendust iseendaga, ta ei väärtusta ennast, ta väärtustab ennast läbi töö. Ja siis põlevad inimesed läbi, sest nad ei kuule oma südant. Nii et ma sain selle kõik läbi teha. Seega minu eesmärk on jagada, et tasakaal, elu märksõna on tasakaal ja töö ära puhastada, sest tööenergias on nii palju valesid uskumusi, ehk siis see tööorja muster, nii nagu ühiskond soovib. Ehk siis me olemegi siis nagu meeletus sellest töö rapsimisest, raha on vaja ja julge nagu seda muutust teha, et hakata seda, aga see kõik on nagu, ehk siis enda jõusse ja väesse jõudmine ongi etapiviisiliselt, et tulla ära siia ja hakata tegema seda tööd, mis on südametöö, mis annab rohkem inimestele. Sa tunned selle ära kohe, sest sa tahad seda teha. Aga nii, kui inimene läheb tööle selles, et sa pead tegema, ja ta tuleb töölt koju, on väsinud, siis on see pool, kus energia lekib ja seal ei ole rõõmu. Ja kõiges, millest pole rõõmu, on energiakadu. Nii. Ehk siis jälle need ülitundlikud inimesed, kes ma ise olen olnud ja kes ongi tegelikult täna siin maa peal kõige rohkem iseendaga hädas ja just sellepärast, et nad on nii tundlikud. Ja sest, et nende sees puuduvad piirid. Nad ei ole osanud ennast kaitsta, nad ei ole teadnud, nad on nii avatud ja need ongi need valguslapsed, kes siis tegelikult suudavad kogu maailma maailmale näidata uut viisi, kuidas elada. Kuidas elada selles mõttes kerguses, rõõmus ja tervendades ära selles mõttes oma piirid, oma jõud, oma vägi, ehk siis kui sa tunned,
et sa tahad puhata, siis sa ütled ei teistele, et sa nagu hakkad kuulama, sest et siin on meil hästi tugev see kood sees, et vajadus meeldida teistele, olla kasulik teistele, kogu aeg nagu teha teiste järgi, meele järgi. Nii et mina tegin samamoodi, ma olin, ise olin ärevuses, ei suutnud töölegi minna, aga kui tööandja helistas, siis juba ma läksin midagi tegema, siis ma värisesin. Et ühesõnaga, et ma ei julgenud öelda, et mul on vaja endale aega võtta. Ma olen praegu nii raskes olukorras, mul on vaja, ma ei julgenud öelda, et selles mõttes on, et, et me kogu aeg nagu kardame, sest see ellujäämise muster on nii tugev, kardame, sest ja see on ühisväljas, see ellujäämine on nii tugev kood, see võtab meeletult palju energiat ära, see hirm ja, ja inimesed ei julge võtta vastutust oma elu eest, sest neile tundub, et kui nad ütlevad, kui nad sealt saavad, kui neid koondatakse või vallandatakse, siis nende jaoks on maailma lõpp. Et ei ole seda nagu avardumist selles osas, et aga mul võib olla hoopis teine töö. et et see ongi see pool, et see energeetika paika saada, tasakaal paika panna on hästi oluline. Hoida, õppida hoidma iseennast, väärtustama iseennast, sest et kui me oleme sellises olukorras, siis noh, ma ju ei saanud olla ju kellegi jaoks olemas, ei pere jaoks, sest et ülitundlikkus on nii suur energia äravool, kus, kus ongi väga keeruline, raske ja hakkama endaga saada. Aga õnneks on vaja teadvustada ja neid kõike saab muuta. Nii, eneseväärtuse puudus täpselt samamoodi, see ongi nüüd see pool, et meil on oluline täna ennast väärtustada ja armastada. Eneseväärtus, kui meid on, kui meie süsteemis, peresüsteemis, ühiskonnasüsteemis on see, et väärtus on tööl, väärtus on rahal, siis meil ei ole seda eneseväärtuse kohta, siis me ei julgegi öelda jaa sellele, mis me tahaksime. Me käitume alateadlikult ja võtame vastu neid asju, mida me tegelikult päriselt ei tahaks teha. Aga siin on see enda koht puhastada, et hakata tegema valikuid väga teadlikult, arusaadavalt, kas see valik, mida ma teen, toetab mind või see lõhub mind, et aga selleks on vaja need uskumused ära muuta, sest ärevus on selline koht, kus ta ei lase inimesel ennem elada, enne kui ta on nagu jõudnud ühendus iseendaga, iseenda südamega ja kuulab oma südame nagu teekonda. Et see ongi see pool, et see, kui eneseväärtus on puudu, see tähendab, see ongi needsamad koodid, kus inimene kogu aeg annab teistele ja ise jääb sellest tühjaks. Sest tal on nõrgad piirid, et need kõik asjad on omavahel seotud ja need kõik viivad ära energia, need kõik viivad inimese kannatusse ja siis puudub rahu ja rõõm. Nii et meil on väga oluliselt õppida vaja kuulama iseennast ja enda mustrid ära muuta. Nii et siin on täpselt samamoodi, eneseväärtus on seotud tööga ja rahaga ja mis see tegelikult teeb, see ongi see pool, et sul on öösel ainult ainukesed mõtted on see, et kas see on makstud, kas see on tehtud, mis ma seda, ehk siis aju ei saa üldse puhata. et, et see ongi et see väärtus tööl on nii suur, aga kõige olulisem on siis teadvustada seda ja hakata väärtustama iseennast, et muuta see kood ära sisemiselt. Nii et tõin siia lihtsalt need epigeneetilised uskumused, mis meil on kaasa pakitud, mis ma siia panin, sest need on kõik meiega kaasas. Et küll on see, et raha ei kasva puu otsas,
naine peab olema tugev, kasvatama üles mehe ja lapsed. mehed tahavad ainult seksi, raha kasvab puu otsas, raha võrdub mure. Ehk siis kõik need on meie alateadvuses ja ei lase meil elada õnnelikku elu, rahulikku elu. Ja siin on täpselt samamoodi, et eks siis kõik on nagu see, et kas, kui me alateadlikult süüdistame riiki, siis see tähendab seda, et energia voolab välja, me ei ole ühenduses iseendaga. Ja samamoodi, kuidas me suhtume rikkusesse. Kõik need on teemad, mis vajavad meie sees ümberkorrastamist, sest et kui me muudame suhtumist, siis muutub meie elu. Ja haiguste põhjused ongi tegelikult seda, et kui eluseadusi ja korda on rikutud, kui me ei ütle jaa oma elule, oma vanematele, kui me keeldume nägemast ennast terviku osana, kui me ei võta ennast vastu kui väekaid armastusolendeid ja peresaladused ja vaikimised, need on kõik need asjad, mis siis tekitavad meile nagu raskusi ja kannatusi ja sellega on vaja need korda teha. Ja siis eraldatusest siis ongi see pool, et inimene on keha, hing, vaim ja kui meil ei ole ühendust oma hinge, kehaga ja vaimuga, siis mida mina sain hästi tugevalt tunda, oli see pool, et ma kogu aeg nuuksusin. minu sees käis kogu aeg selline mäng. Ehk siis mu hääl praegust on kõmisev, ehk siis kogu aeg oli meganuuksumine. Ja see on see pool, et kus siis puudub ühendus iseendaga ja hing siis tegelikult annab sulle märku. Ärevus, depressioon võib kogu aeg pinnal olla, aga keha on ülitark, siis keha räägib kogu aeg, et kuulata ainult keha. Nii et tegelikult hing soovib olla ühenduses kõigega ja kõigiga ja teha läbi oma missioon. Ja miks meiega juhtuvad sellised asjad, sest see ongi see pool, et meil on esivanemate mustrid ja koodid meiega ja meil on vaja hakata nendest vabanema, mis ei ole meie enda omad. Ja aeg on avarduda küllusesse. Ja küllus ongi see, et armastus on meie sees, õnn on meie sees, eluküllus on meie sees, rahu on meie enda sees. Ehk siis midagi ei tule väljast, kõik tuleb meie enda seest. Ja kui inimene saab endaga kokku, siis endaga sõbraks, siis elu saab olema väga lahe. Ja õnnevalem minu jaoks ongi siis see pool, mida ma olen siis teinud. Vabastasin ära hirmud, lõpetasin iseenda ja teiste süüdistamise, hakkasin tegelema endaga nii vaimselt kui füüsiliselt. Vabastasin ennast vanadest uskumustest, mis viisid energia välja. Hakkasin tegema seda tööd, mida ma armastan, mis mind täidab ja, ja lõin neid uskumusi, mis toetavad mind. Aktiveerisin iseenda looja energia ning elan ja loon ja samamoodi aktiveerisin enda külluse. Et kõik see ongi see teekond, et jõuda kergusesse. Ja uued uskumused panin lihtsalt siia, et mis on hästi oluline, et kergus on hästi oluline. Elu tuleb minuni kerguse ja rõõmuga. See on ülioluline uskumus. Raha tuleb pingevabalt. Sest kõik need koodid, mis olid teisipidiselt, viisid mind ärevusse ja depressiooni. Seega ma tegin nad kõik ümber. Kõik tuleb lihtsalt ja kergelt. Mina vastutan ainult oma tunnete ja mõtete eest. Mina valin elada külluses ja rõõmus ja rahus. Mina valin teha seda, mida mina armastan. Ja mina võin olla nähtav ja turvaline ja rikas olemine on täpselt samamoodi loomulik ja turvaline. Nii et kõikide nende uskumuste muutmine on mind täna toonud siia ja veel rohkemgi. Need on ainult mõned üksikud uskumused, millega ma olen tegelenud. Aga see kõik on olnud seda väärt, kuuldes seda, kus ma olen olnud. Aga aitäh kõigile kuulamast ja minu leiate alati üles Mõttemustite vägi ja te saate otse küsida, et inimesed saaksid teada, et kõik on võimalik siin. Et kannatusest on võimalik välja tulla. Mina igatahes tänan teid.